Tere kõigile ja tere tulemast saatesse Jewish World Weekly kanalil I24 News. Mina olen Emily Francis. Igal nädalal keskendume lugudele, probleemidele ja isikutele, mis on olulised juudi kogukonnale siin Iisraelis ja kogu maailma juudi kogukonnas. Ja alustame selle nädala juudi maailma tähtsaimate uudistega. Vaadake lähemalt. Bostoni föderaalkohtunik lükkas tagasi Trumpi administratsiooni antisemitismi vastase kohtuasja Harvardi vastu, öeldes, et valitsus ei suutnud tõestada jätkuvaid kodanikuõiguste rikkumisi. Kohus nimetas neid juhtumeid, tsiteerin, üksikuteks ja episoodilisteks, peamiselt 2023-2024 aasta Gaza-sõja protestidest. Harvard nimetas kohtuasja ettekäändeks ja kättemaksuks. Justiitsministeerium on öelnud, et ei nõustu selle kohtuasjaga ning kaalub oma edasisi samme. Paramount Pictures ütleb, et see, tsiteerin, ei tolereeri eelarvamusi. Pärast seda, kui Mark Ruffalo tõi mängu Iisraeli, süüdistades Oracle'i Safra Katsi ja Larry Ellisonit, et nad toetavad, tsiteerin, genotsiidi ja apartheidi tema võitluses Paramounti Warner Brothersi ülevõtmise vastu, stuudio nimetas seda liialduseks ja hoiatas antisemiitlike stereotüüpide eest. Ruffalo meeskond lükkas tagasi nimetuse šokeeriv ja kinnitas, et ta sihib Iisraeli juhte ja tehnoloogiaettevõtteid, mitte juudi rahvast. Veel rohkem pöördeid ja keerdkäike, mis viivad novembrikuiste vahevalimisteni. Eelmisel nädalal oli Florida tähelepanu all oma osariikliku eelvalimise tõttu, mis oli eriti oluline just seoses Iisraeliga. 3 ametis olevat juudi päritolu kongressi liiget kindlustasid oma positsioonid, kuid peavad novembris vastamisi minema väljakutsujatega. Siin on rohkem infot I24 News vanemkorrespondendilt USA's Mait Wagenheimilt. Teisipäeva õhtu oli üldiselt positiivne Florida juudi päritolu kongressi delegatsiooni jaoks nende eelvalimistel. Alustame demokraatide poolelt. Iisraeli-meelne demokraat Jared Moskowitz kandideeris ümberjoonistatud ringkonnas, astudes vastamisi Ameerika demokraatlike sotsialistide toetatud kandidaadi Oliver Larkiniga, keda toetas populaarne antisemiit Hassan Piker. Sellegipoolest, Moskowitz võitis oma eelvalimised üsna kindlalt. Nüüd läheb ta üldvalimistele vastu raske ülesandega, astudes vastamisi vabariiklasega ringkonnas, kus Donald Trump võitis viimastel presidendivalimistel suhteliselt kindlalt. Iisraeli-meelne demokraat Debbie Wasserman-Schultz pidi kandideerima täiesti uues ringkonnas, kuna ringkonnapiirid Floridas joonistati ümber, astudes vastamisi mitme afroameeriklasest kandidaadiga ringkonnas, mida on umbes 3 aastakümmet esindanud mustanahaline kongressmen. Nagu mõned kartsid ja mõned rõõmustasid, suutis Wasserman-Schultz jagada hääled ülejäänud kandidaatide vahel ning pääseb samuti üldvalimistele. Vabariiklaste poolel läheb niinimetatud Heebrea pärija Randy Fine vastamisi neonatsi Dan Bilzerianiga sealsetel eelvalimistel. Hea uudis oli see, et tegu ei olnud tasavägise võistlusega. Fine võitis kindlalt. Mürre tekitav uudis on see, et Bilzerian sai ikkagi 18% häältest. Häältes seal hoolimata sellest või võib-olla just sellepärast, et ta on neonats. Samal ajal kuberneri valimistel Byron Donalds, kes oli novembri valimiste soosik, võitis samuti kindlalt oma vabariiklaste eelvalimised. Donalds on väga Iisraeli-meelne kandidaat ja arvatakse, et temast saab ka järgmisel aastal Iisraeli-meelne kuberner. Siin Valgest majast Washingtonis raporteeris Mike Wagenheim I24 News. Iisraeli ettevõtja pühib sõna otseses mõttes antisemitismi minema ja rajab teed vähem käidud rajale. Kogu maailmas leviva antisemitismi ning riikide poolt nii juudi kui ka Iisraeli reisijate sihtmärgiks muutumise tõttu tekib küsimus. Kuhu on turvaline minna puhkusele või lihtsalt lõõgastuma? Sellele küsimusele aitab vastata noor ettevõtja Shai Yash, Safe for Jews asutaja. Aitäh, et olete siin. Aitäh, et mind kutsusite. Olgu, minu esimene küsimus on, kumb tuli enne, kas kana või muna? Kas sul tekkisid esmalt probleemid reisimisel ja raskused või lahkusid sa oma tehnoloogia töölt, sest sul hakkas igav ja sa tahtsid midagi uut leida ning see leidis sind? Ja esiteks ma lahkusin oma töökohalt, et alustada oma ettevõtlusega. Mul polnud mingit ideed, ma lihtsalt võtsin usuhüppe. Mitte selleks, et kohe midagi alustada, vaid lootes, et mul tekib idee. Ja siis 2-3 nädala pärast tekkis mu stress. Ma mõtlesin, et mul pole mingit palka, mul pole midagi, millega seda lahendada ja ma ütlesin oma naisele, et ma pean puhkuse võtma. Nii et me istusime oma diivanil kodus ja proovisime otsida kohti, kuhu reisida. Ja me nägime kogu seda antisemitismi enda ümber. Sellest tekkiski mõte. Ma ei leia kogu infot ühest kohast. Teeme siis Safe for Jews'i. See ongi idee. Mis on siis kriteeriumid? Mis on eesmärk? Kas aidata inimestel puhkust planeerida või anda neile tööriistu, et nad saaksid ise hakkama? See on kogukonna poolt juhitud. See põhineb kogukonna teadetel, juhtumitel, samuti uudiste andmetel. Lisaks on olemas ka Iisraeli valitsuse hoiatused. Kogu see teave koondub ühte süsteemi.
See aitab sul saada parema ülevaate sellest, kuhu on võimalik reisida, saad üldise ülevaate sihtkohtadest ja omandad põhiteadmised. Mul on turvalisem minna seda teed, mitte sinna suunda. Ja mis veel? Ma tean, et see on alles välja töötamisel. Mis on selle üldine eesmärk? Kas see on mõeldud ka puhkusepakettide pakkumiseks või on see rohkem kasutajatele ja reisijatele, et nad saaksid ise hakkama? Praegu on esmane eesmärk kogukonna loomine. Kui meil on juba palju inimesi kaasatud, saan ma iga päev 100 ja 1000 kasutajaid. Kui meil tuleb järjest rohkem liiklust ja rohkem intsidentide teateid, hakkavad inimesed süsteemi usaldama ning saavad kasutada ka reisipakette, nagu sa ütlesid, näiteks teatud kohtadesse minekuks ja turvaliseks reisimiseks. Sul on võimalik saada allahindusi, sul on turvalised hotellid, kogukonnad ja kontaktisikud, kes sind juhendavad. Näiteks, hei, need on turvalisemad kohad, kuhu saad reisida. Nii et... Ja kuidas sa teed vahet kohtadel, mis on tõesti lihtsalt ohtlikud ja neil, mis pole lihtsalt kõige paremad? Ja, see on hea küsimus. Üks peamisi asju, mida ma teen, on see, et ma kogun palju infot, mida sa internetist leiad rohkem kui 60 000 uudistallikast. Sul on ka kogukonnalt tulev teave, mis jõuavad süsteemi. Inimesed annavad teada juhtumitest, mida nad on ise kogenud. Ja sul on Iisraeli valitsus. Ma kogun kogu selle info ühte kohta ja siis kasutan loogikat, mis võimaldab sul hinnata, milline koht on sinu jaoks parem. Kas sinna minna on turvalisem või ohtlikum? Väga huvitav. Soovin sulle edu ja loodan, et said lõpuks ka puhkusele minna. Ja loodan, et sa ei mõelnud lihtsalt ideed välja ja öelnud, okei, nüüd pean tööle hakkama. Sa ikkagi läksid lõpuks puhkuseks. Jah, 6 aega hiljem või ikkagi. Aitäh. Suur aitäh ja palju edu. Hea mõte. Aitäh, hindan seda. Viimased 16 aastat on Tel Avivi ülikooli arheoloogid seadnud endale eesmärgiks avastada muistse piibelliku kindluslinna Azeka saladuse. Kahjuks on viimaste aastate pideva sõjaohu tõttu elu muistse telli peal olnud kõike muud kui muretu. 24 Newsi. Henry Kirchner käis kindluses ja vestles projekti juhtidega, et teada saada, kuidas nad nende rasketel aegadel tööd jätkavad. 3000 aastat tagasi kasutasid muistsete tsivilisatsioonide inimesed rauast kirkasid linnade ja kinduste ehitamiseks ja hävitamiseks. Täna kasutavad arheoloogid, kes töötavad sügaval Eela-oru südames, täpselt samu rauast kirkasid, kuid mitte linna hävitamiseks, vaid selle leidmiseks. Viimased 16 aastat on Lot Lottenschlageri ekspeditsioon kaevanud Telles Sultanis Iisraeli keskosas, püüdes paljastada ühe Juudamaa kuningriigi muistse tugipunkti. Ma arvan, et Tel Azekahi saladus peitub selle asukohas. Ma tahan minna kohta, mis jääb juudalaste ja vilistite, juudalaste ja araablaste, edomiitide ning Juuda ja Iisraeli vahele põhjas. Nii et see on tõeline väga oluline piir. See on piir, millest igaüks, kes tahtis tulla ja juudalastega kontakti saada, igaüks, kes tahtis Juudamaad vallutada, pidi sellest kohast läbi minema. Oded Lipschitz on piibliaegse juudi ajaloo professor ja Tel Avivi ülikooli humanitaarteaduskonna dekaan ja viimased 16 aastat on ta juhtinud Tel Azekahi väljakaevamiste projekte. Azekah on täis üllatusi, nii et meil on endiselt palju üllatusi ja palju hämmastavaid leide, eriti rauaajast, sest seda me praegu kaevame. Sealhulgas Pitseri jäljendid ja see Pekka kaal, mille me just leidsime. See on tõesti põnev asi, sest see toob taas piibli esile. See toob esile selle paiga juuda ajaloo ja see on väga põnev. Ja põhjaosas, kui sa nägid seda kokku varisenud veehoidjat. See on veel üks aspekt, sest Azeka maa-alune osa on täis koopaid. Igal pool, kus me jõuame aluskivimini, leiame koopaid ja erinevaid setteid. Ja üks asi, mida me tahame lähiaastatel uurida, on kogu see maa-alune maailm. Azeka on sügavalt juurdunud piibliajaloos, alates Joosua raamatust kuni Taaveti ja Goljati looni. Ja just need piiblilood ajendasid arheoloogia Frederick Blissi ja Ari McAllisterit 19. sajandi lõpus Palestiina uurimisfondi nimel esmakordselt seda paika kaevama. Nad töötasid välja väga hävitava arheoloogilise meetodi ja sel moel hävitasid nad kogu paiga. Mareza hävitati, Gezer hävitati ja legendi kohaselt hävitati ka Azeka. Nii et meil on kuulus foto, kus Araabia tööline seisab just siin, vaatab lõuna poole ja tema kohal on müür. Aga kuna nad kaevasid ainult paiga siseküljelt, ei teadnud nad isegi seda. Minu kohal on sissepääs, mille lõid hasmoneadid, ütleme nii, ma arvan, et Johannes Hyrkanos, umbes 140 enne Kristusu. See on asukoht, mille valida ainult haldus- ja kaitseotstarbeks.
ja kuna me oleme siin ning see paik on ka piiblis väga olulisel kohal kui piiriala, Sabina Kleiman on üks ASECA väljakaevamiste välitööde juhtidest ja Tel Avivi ülikooli professor. Ta tuli koos Odediga Ramat Rahelilt, kus ta oli 3 hooaega abijuhendaja väljakaevamistel. see on suur võimalus tundma õppida sellist paika. Nii paljude aastate ja nii paljude väljakaevamiste jooksul arvan ma, et selles osas on vaevalt mõni paik nii hästi tuntud. Mida sa suudad mõista, kui vaatad keraamikat ja juba väheste kildude põhjal materjalist tead, mis ajast see pärineb? Jah. Ma ei suuda seda teistes paikades teha. Jad. See on suur võimalus. See ei ole lihtsalt kohalik Iisraeli projekt. Tel Avivi ülikool võttis oma missiooniks teha koostööd koolide ja organisatsioonidega üle kogu maailma. Kahjuks on ASECAhi väljakaevamismeeskond koos 10 teiste väljakaevamistega üle Iisraeli sunnitud tegelema väliste geopoliitiliste jõududega, mis on täielikult väljaspool nende kontrolli. Alates Covidist kuni 7. oktoobrini ja sellele järgnenud sõdadeni Hamasi, Hezbollah ja Iraaniga on need katastroofid ja konfliktid jätnud Tel ASECAhi väljakaevamised rahuaja ja konflikti vahele. Aastal 2025 sunniti kasutama iidset kindlust selle otsesel eesmärgil raketihäire ajal. Käimasolevate sõdade tõttu on ASECAh raskustes olnud. Seda projekti jätkame me igal aastal kaevamistega, isegi sõja ajal, kuid üha raskemaks muutub koostöö erinevate rahvusvaheliste rühmadega. Nii et ma ei tunne seda veel nii tugevalt, selle mõju põhjuseid, aga pikas perspektiivis hakkan seda kindlasti tundma. Me ei suutnud saada häid toetusid, mida me tavaliselt välismaalt taotleksime. Raha on napp. Siin selles piirkonnas on 2 vabatahtlikku. Mul on endiselt nii palju küsimusi ja ma tahan selle piirkonna selle aastal lõpetada. Jah, tavaliselt töötaks selles piirkonnas 20 vabatahtlikku. Ometi, hoolimata kõigist katsumustest ja raskustest, on Tel ASECA väljakaevamiste meeskond, nagu ka kindlus, mida nad avastavad, vastupidav. ASECA on juba täna koht, kuhu saabub busse ja busse täis kooligruppe ja külastajaid. Siiani tulevad nad vaateplatvormile, räägivad Taaveti lugu ja siis lahkuvad. Ma väga sooviksin, et ühel päeval tuleksid õpilased, oleks väike kiosk, kus nad saaksid midagi juua osta. Ja minu unistus on, et umbes 4 aasta pärast saaksid inimesed tulla Tel ASECAsse ja kõndida kogu tsitadellis ringi ning näha kõrgeid müüre enda kohal. Näha tsitadelli sees olnud sisemisi ehitisi. Jalutada mööda tänavat, mis meil tsitadelli ümber on. Ja sellest saab üks Iisraeli arheoloogiliste paikade pärlitest. Sel suvel Iisraeli jalgpallitäht. Manor Solomon saavutas suure eesmärgi, kui ta sõlmis lepingu Inglismaa jalgpalliklubiga West Ham. Ja ta on juba väljakul tulemusi näidanud, lüües värava oma debüütmängus Burnley vastu. Kuid üks fännide grupp tekitas suure kära lauluga, milles väideti, et Solomon vihkab Palestiinat. Siin on rohkem uudiseid I24 News korrespondendilt Joe Brownit. Iisraeli ääremängija Manor Solomon tegi suurepärase alguse oma West Ham Unitedi karjäärile, lüües värava oma debüütmängus, mis lõppes 2-2 viigis Burnley vastu eelmisel nädalal. Kuid pealkirjad tulid pigem sellest, mis juhtus rahva seas, mitte sellest, mida Solomon platsil tegi. Laulu, milles väidetakse, et Manor Solomon vihkab Palestiinat, laulsid algselt Leeds Unitedi fännid, kui ta paar aastat tagasi seal mängis. Seda on nüüd jagatud ja West Hami fännid on seda internetis laialdaselt kritiseerinud. Paljud leiavad, et see on solvav Palestiina rahva suhtes ja toob poliitika tarbetult jalgpalli. Samas need, kes seda laulu laulnud on, ütlevad, et see on üsna leebe võrreldes sellega, mida tavaliselt staadionil kuuleb ja et see on lihtsalt nali. Kuid kluid West Ham United sekkus olukorda, öeldes, et klubi on teadlik solvavast ja lõhestavast laulust, mis sisaldab Palestiina vastast sõnumit ning mida laulsid osa võõrsil fännidest meie esimesel EFL Championshipi mängul Burnleys. Me mõistame, et laulmine ja skandeerimine on traditsiooniline ning sügavalt juurdunud osa mängupäeva kogemusest. Me julgustame oma toetajaid laulma valjult ja uhkusega oma jalgpalliklubi ning burgundia punases ja sinises särgis mängijate kohta, kuid mitte kunagi viisil, mis tekitab lõhesid või solvab teisi fänne. Asi on selles, ja ma ütlen seda nüüd West Hami fännina, meie fännibaas on viimase 10 jooksul olnud väga lõhestunud, kehva omanike ringi ja väga ebapopulaarsesse staadionisse kolimise tõttu. Aga nüüd, sel suvel, tänu mitmele asjaolule, tundub, et õhus on optimismi. Miks peaksime siis tekitama lõhesid seal, kus see pole vajalik? Ärge saage minust valesti aru. Ma olen käinud nii paljudel West Hami mängudel, kus olen kuulnud palju hullemaid hüüdeid, aga see ei tähenda, et inimesed ei oleks just selle konkreetse peale solvunud. Ja kui nad olidki, siis miks peaksime sellise provokatsiooni staadionile tooma ajal, mil peaksime püüdma ühtsena püsida? Eriti arvestades, et meid sellel hooajal välja langetati. Ja jah,
Solomon oma rahvuse tõttu pidanud taluma uskumatult ebaõiglast, antisemiitlikku ja Iisraeli vastast vihkamist internetis. Aga teda ei võetud meeskonda sellepärast, et ta on iisraellane. Ta võeti meeskonda, sest ta on hea jalgpallur. Ja mis oleks parem viis vihkajatele vastupidist tõestada, kui lüüa värav oma debüüdil, täpselt nagu ta tegi Burnley vastu, ning olla minu arvates parim mängija väljakul oma teises mängus Charltoni vastu. Kuigi see ei ütle palju, sest kõik väljakul olid tõesti kehvad. Aga mulle meenub üks laul, mida Liverpooli fännid laulsid Mo Salah kohta. Kui ta lööb veel mõned väravad, siis olen ka mina moslem. Minu arvates on parim PR, mida Solomon ja kaudselt Iisrael ning juudi rahvas võivad saada see, kui keskendume tema jalgpallile ja positiivsetele omadustele. Ja kui ta jätkab mängimist nii nagu seni, siis võib-olla tahavad mõned inimesed ka juudiks saada. Suur osa noorte Ameerika juutide kogemusest on suvelaagrisse minek. Kuid nüüd aitab suvelaager unistusi täide viia ka Nigeerias, kus on 100 sünagoogi, kuid mitte ühtegi konkreetset rabi ja palju Igbo rahvusest inimesi, kes peavad end juutideks ja järgivad juudi kombeid. Igbo on üks riigi suurimaid etnilisi rühmi ja nad usuvad, et on Iisraeli kadunud hõimude järeltulijad. Ja sel suvel saavad lapsed tõelise laagrielamuse Camp Sarah's. Ja meiega liitub nüüd Nigeeriast, Abujast lausa 3 väga huvitavat inimest. Tere tulemast Debbie Isser, Camp Sarah asutaja ning laagri kasvataja Edna Adais Abo ja 12-aastane laagriline Zion Donatos. Aitäh, et te viik siin olete keset laagrit. Aitäh, et meid saatesse kutsusite. See on tõesti põnev ja ma elan seda läbi teie kaudu, sest minu lemmikud suved olid need, kui ma ise suvelaagrisse läksin. Nii et ma arvan, Debbie, alustame sinust. Ameeriklasena teame me, kui olulised on suvelaagrid. Kuidas sa selle tõeliselt huvitava idee peale tulid? No, ma tulin Nigeeriasse 2021 aastal. Ma töötan Maailmapangas, nii et mind saadeti siia ja ma otsisin kogukonda, kellega Chagimi tähistada. Ja ma sain teada sellest imelisest juudi kogukonnast Abujas. Siin on 3 sünagoogi ja igal neist on tõeliselt tugev, põlvkondade ülene ja elav kogukond. Ja mina olin tead, nii palju sellest oli tuttav, samal ajal kui oli ka ilusad laulud, millel olid erinevad viisid. Nii et iga kord, kui ma Ameerika Ühendriikidesse tagasi läksin, tulin tagasi kohvri täie tallitite, sidurimide, kipade ja kõige muuga, mida ma suutsin leida. Ja siis hakkasin ma kogukonnaga rääkima sellest, mida me saaksime pakkuda, et nende kogukonda toetada, tead, mida nad tegelikult soovisid. Ja nad ütlesid üsna üksmeelselt, et nad tõesti tahavad, et nende lastel oleks juurdepääs ressurssidele ja et nad tunneksid end osana laiemast juudi kogukonnast. Nii paljud neist lastest on oma koolis ainsad juudid ja nad tõesti tahtsid, et nende lastel oleks selline kogemus. Ja kohe tuli mul meelde laager, mis tähendabki, et see on nagu 2 ühes. Ühelt poolt pakub see laager lastele suurepärast kogemust, lõbu ja õppimist. Aga see oli ka suurepärane viis noortejuhtide rühma kasvatamiseks, kellest said laagri töötajad ning sellise noortejuhtide järelkasvu loomine, mis ise ennast edasi kannab. Wow, see on tõesti geniaalne. Edna, ma tean, et see on sinu 4. aasta kasvatajana. Räägi meile, milline see kogemus sinu jaoks on olnud? Kuidas see on sinu elu mõjutanud, muutnud sinu elu ja nagu ta just ütles, õpetanud sulle rohkem juhtimisest ning järgmiste põlvkondade juhiks olemisest? Tere, minu nimi on Edna, ma olen pärit Imo osariigist, Nigeeriast. Ma käin jumalateenistustel Gideon Hebrews koguduses Agogas, Abujas ja see on minu 4. aasta laagris. Laager on aidanud mul vastutustundlikumaks saada, andnud neile juhtimisoskusi, õpetanud meid juhiks olema. See on andnud mulle enesekindlust. Ja kui ma räägin enesekindlusest, siis ma mõtlen seda, et meil on 3-päevane juhtimiskoolitus, kus meid õpetatakse suurepärasteks juhtideks. Meile õpetatakse, kuidas õpetada laagris osalejaid, kuidas olla nendega kannatlik. Ja kui ma räägin enesekindlusest, ma mõtlen, Edna on sel aastal astunud suure sammu edasi. Ta ei ole mitte ainult laagri kasvataja, vaid ta korraldab ka laagri registreerimist ja tema vastutab kõige eest. Selle A-punkti eest, nagu me seda nimetame, 8–10-aastaste laste rühmas. Vau, väga tubli. Ma tahaksin kuulda Seoni arvamust. Me tuleme sinu juurde tagasi, Edna, aga see peab sinu jaoks väga lõbus olema. Mis on sinu lemmikosa laagris? Sport, inimesed, toit, värvisõda. Räägi meile. Okei, minu lemmikosa laagris on tegevused, mida me teeme pärast lõunat.
näiteks ma olen õmblusringis ja õpin, kuidas teha hallakatet. Ja ma arvasin, et oleks lõbus õppimisele mõni oskus juurde lisada. See on põhimõtteliselt üks parimaid kogemusi, mis mul lapsepõlves olnud on. Nagu sinu lapsepõlves. Noh, ja selgita ka, Debbie, rohkem sellest, kuidas see hõlmab juudi väärtusi ja kogukonnatunnet, mitte ainult teadmist, et on inimesi, kes hoolivad meist noortest, vaid ka arvestades, et pole rabi ega organiseeritud süsteemi, kuidas see võiks ka pikas perspektiivis kasu tuua? Muidugi. Eelmisel aastal oli meil tegelikult väga vedanud, et meiega liitus rabi Gershom Sisomu Uganda Abu Yadaya kogukonnast. Ta tuli ja veetis 2 nädalat meiega kui meie kohapealne rabi. Ta ei saanud sel aastal tulla, kuid ta saatis ühe oma õpilastest, Ruth Mungono, kes on meiega liitunud ja juhib meie Yahaduti sessioone. Nii et laagripäev on väga sarnane Ameerika suvelaagripäevale. Alustame koos Defilaga ja seejärel liigume oma erinevatesse vanuserühmadesse, kus enne lõunat on 2 tegevusplokki, millest üks on Yahadut. Ja Yahadut keskendub ühele teemadest. Selle aasta teemaks on juudi elutsükkel. Eelmisel aastal tegelesime juudi kalendriga ja need on võimalused tuua esile. Juutluse seadused, juutluse rituaalid, laulud ja võib-olla kõige olulisemad väärtused ning mida need meie kui grupi jaoks tähendavad. Laulmist on palju. Ja. Vabandust, jätka. Jah, meil oli isegi natuke heebrea keele õppimist. Ma arvan, et peaaegu kõik lapsed teavad nüüd alefbeeti. Mõned neist on üsna edasi jõudnud, jah. See on hämmastav. Nii et Edna ja Shiban ka teie jaoks. Selgitage, kui palju te oma juudi päritolust teate? Kas see on midagi, mis on teie kodus olemas? Kas olete ka oma peres üles kasvanud juudi kultuuriliste tavadega? Või on see palju uut, mida te laagris õpite, lisaks sellele, mida kodus juba teate? Olgu, mina olen sünnist saati juut. Minu vanemad hakkasid juudi usku järgima 5 aastat tagasi, kus nad lahkusid messiaalikust templist ja pöördusid judaismi. 5 aastat tagasi kolisid nad Nigeeria Lagose osariigist Abuja linna Nigeeriasse ja nad leidsid Gihoni heebrea sünagoogi, kus nad kohtusid koguduse vanematega ning hakkasid juudi usku järgima. Õppisid ise heebrea keelt ja hakkasid ise õppima tefillat. Ja aja jooksul hakkasid mõned välismaal elavad inimesed teile raamatuid saatma ning nad hakkasid õppima. Ja 2021 aastal tuli Biden Ameerika Ühendriikidest siia. Ta tuli Ameerika Ühendriikidest ümberpöördumiseks ja minu isa ja minu vanem vend tegid ümberpöördumise. Ja 2024 aastal tuli ta jälle tagasi ja mina ja mu õed, meie tegime kogu oma elu. Nii et nüüd on meil vaja, et sa tuleksid järgmisel aastal Iisraeli. Siin on, jah. Aga kuidas sinuga on, noormees? Olgu, ma olen olnud juut 2 aastat. Ja põhjus on selles, et mu isa ei olnud eriti kooskõlas Uue Testamendiga, nii et ta otsustas selle kõrvale jätta ja keskenduda Vana Testamendile. Nii et ta sai teada, et kõik Vana Testamendi asjad on kooskõlas judaismiga. Kui me pöördusime, oli kõik minu jaoks uus ja laagrisse tulemine aitab mul kõigest palju paremini aru saada. Mul on nüüd sõbrad, kes aitavad mul judaismist aru saada. Mul on Ruth, kes aitab mind projektide ja küsimustega, millest ma aru ei saa. Nii et põhimõtteliselt on laager nagu paradiis maa peal. Nii et üldiselt on see nii lahe. Ilmselgelt sobib Camp Sarah väga hästi. See on väga avatud ja kaasav. Devi, mis on sinu peamine eesmärk? Kas sa loodad, et seda võiks kasutada ka teistes kogukondades, sest me teame, et see ei puuduta ainult Nigeeriat? Ma mõtlen, et paljudes erinevates Aafrika riikides on kogukondi, kes samastavad end Iisraeli kadunud hõimudega. Ja kindlasti. See mudel esimene aasta, kui me 4 aastat tagasi laagrit tegime, oli tegelikult katse. Ja me oleme sellest ajast palju õppinud ning meil on nüüd hea toimiv struktuur ja me oleme tõesti õnnelikud, et saame seda ka teistele kogukondadele pakkuda. Rabbi Gershon Ugandast oli väga huvitatud selle laiendamisest ja laagri korraldamisest Ugandas. Ja meie poolt välja koolitatud töötajad ning need, kes on siin olnud kasvatajad, tulevad kõikjalt Nigeeriast. Ja tegelikult eelmisel aastal korraldasid mõned neist Port Harcourtis mini Camp Sarah ja Ebony osariigis veel ühe mini Camp Sarah.
nii et tead, me teeme palju annetuste kogumist, et laagrit ülal pidada, sest see ei ole eriti jõukas kogukond. Aga seni, kuni meil on ressursse, on nõudlus kindlasti olemas ja me oleme õnnelikud, kui saame seda nii palju kui võimalik laiendada. Vau, imeline. See, mida te teete, on tõesti ilus. Ja järgmisel aastal, kui ma saan puhkust, siis võib-olla tulen ja aitan laagri kasvatajale. Aitäh teile tiigile. Aitäh. Ja see on kõik selle nädala saates Jewish World Weekly. Suur tänu vaatamast. Loomulikult võite minna meie YouTube'i kanalile, kodulehele või sotsiaalmeedia platvormidele, et vaadata seda ja varasemaid saateid. Mina olen Emily Francis. Aitäh veel kord vaatamast ja shalom Tel Avivist.